mäletan seda, et oli võimalik, et saab Riigikohtusse minna. Ma ei mäleta, kuidas ma sinna sattusin, aga ma tean seda, et ma mõtlesin hetkel, et ma pean kiirelt reageerima, et ma saaks. Et kohti oli vähem, 6 või midagi sellist. Et mul nagu austus ei tekkinud kahtlustki, et sinna peaks minema, sest et see tundus nagu kõige põnevam. Nägi asju, mida tavaliselt ei näe ja just nimelt nagu noore tudengina nägi seda, mismoodi, kui sa saad terve pataka mingisuguseid pabereid ja saad aru, et see on kellegi elu või kellegi oluline küsimus ja siis, kui sa hakkad sealt lugema seda üht poolt ja loed läbi, vaatad, issand, see on täpselt nii, nagu see kirjutab, et mille üle see vaidlus üldse on. Siis tõstad kõrvale, võtad teise kausta ja loed täpselt samamoodi teise menetlusdokumendi, mingi tippadvokaadi poolt kokku kirjutatud dokumendi ja vaatad, et oih, täpselt vastupidine on. Ja ma mäletan seda mõtet veel, et issand, kuidas see kohtuniksid seda otsust peab tegema. Ja siis praktikal olles tegelikult, ega meie ülesanne oligi see, et kirjuta nüüd otsuse projekt. Et see oli nagu päris keeruline, et sa näed, et arenguruumi on, aga näed nagu seestpoolt seda köögi poolt, kuidas see kohtus otsused kujunevad ja kes arutab ja mis tähtis on ja mis on lisaks dokumentidele veel, kes kuidas moodi arutleb ja näeb. Ja tegelikult edaspidi advokaaditöös oli see päris hea teada. Päris elu sisse, jah. Selles mõttes, et sa teedki seda päris asja, et ilmselgelt sa teed seda algul vigaselt ja ilmselgelt kirjutatakse nii mõndagi ringi nii nõunike kui kohtunike poolt. Aga tegelikult sul ongi see päris case ees, sa pead päriselt leidma üles need õiguslikud keerulised punktid, mis tuleb lahendada ja sa peadki päriselt kirjutama otsuse projekti. Ja ka see ka, kui lõplikus otsuses vaatad, loed, et on mõni lause sees, mis on sinu kirjutatud Riigikohtu otsusest, see on päris uhke tunne. See ongi see koht, kus ma mäletan seda, et kui sa saad, ma olin halduskolleegiumis, et kui ma mäletan, et sain mingisuguse haldusasja siis teha ja ma teadsin, et see läheb Riigikohtusse see dokument, siis mul oli silme ees, kuidas seda hakatakse lahendama. Mis siis nagu toimuma hakkab reaalselt sees, et kuidas kohtunikud arutlevad selle üle ja mis on nagu olulisem ja mis mitte ja tundsid neid inimesi ja teadsid ka, et kohtunikud on inimesed, mis võib-olla tudengina algul tundub, et riigikohtunikud on võib-olla kauged ja kõrged, kuigi nii mõnigi on õppejõud ka. Et see, ma arvan, on see peamine, et nagu saad aru, kuidas see käib. Et minu meelest advokaadina on ka alati hästi oluline see, et sa näed aru, kuidas teised protsessi osalised ka näevad asju või nende vaatenurgast. See ei ole küll selle teema praegu, aga täpselt samamoodi on hästi oluline näiteks käia kliendi juures või väga hea, kui sul on võimalus käia kliendi juures stažeerimas mõneks ajaks, sest sa näed teist vaatenurka samale asjale, mis paneb advokaadina siin hoopis teistmoodi tööle. Ja tegelikult ma arvan, et kõik advokaadid peaksid mingil hetkel käima ka kohtusüsteemis mingi etapi läbima, et nad saaksid aru, kuidas see sealt poolt toimub ja kui sa kirjutad väga pikki menetlusdokumente, mida kohtunikud sellest arvavad näiteks. Minu meelest oli mõnus, oli mugav, mind võeti väga omaks. Me käisime täitsa lõbusalt seal ringi ja kui vaja, siis käisime, küsisime ühelt, teiselt ja kolmandalt ja need inimesed tegelikult on rõõmsad ja toredad, et nendega on, kui sa nagu inimesena tuttavaks saad, et siis on tegelikult ka tore. Ja taaskord näed seda, et nad on ka inimesed, mitte mingisugused aupaklikud kohtunikud ainult. Ma siis tegelikult tulingi Tallinnasse ühte Eesti tippbüroosse tööle kohe. Ma arvan, et ma lõpetasin ülikooli ära pärast seda, poole aasta pärast siis kevadel. Ja siis ma arvan, ma sügisest tulingi Eesti ühte tippbüroosse advokaadina või esialgu juristina ja siis tegin advokaadieksami. Ja tegelikult selles kontekstis ma arvan, et see oli ka mõjus. Tol ajal teati, et need, kes käivad Riigikohtus praktikal, sinna ei saa nagu igaüks, et tehakse valik, et ainult tugevamad ja paremad saavad ja ilmselt ta mingil määral oli ka argument tööle võtmise mõttes. Kindlasti mitte ainuke, aga Tegelikult, kui ma ausalt ütlen, siis üks argument, miks ma alguses üldse selle peale ei mõelnud, oli see mõte, et kui ma lugesin seda ühe poole
dokumente Eesti tippadvokaadi poolt kirjutatud, loen teise poole dokumente tippadvokaadi poolt kirjutatud, mõtlen, issand jumal, kuidas ma siit selle otsuse teen. Või kui kohtunik peaks tegema, tal ei ole valikut, ta peab tegema. Et aegade jooksul, kui on rohkem kogenud ja rohkem sisuliselt, siis ma tegutsen ka vahekohtunikuna tegelikult, et see on omamoodi sarnane roll. Üks märksõna lihtsalt lühidalt on ka põnev. Põnev on näha, kuidas see asi seestpoolt toimib, sest see on köögipool, et kuidas see nagu toimib. Et teist korda seda võimalust ei ole, et sa Riigikohtusse lähed, et sa kõnnid Riigikohtu ruume mööda ja et sa suhtled riigikohtunikega, näed, kuidas ehitatakse üles ühte kohtuotsust, Riigikohtu otsust. Aga osad inimesed muidugi, neid näiteid on palju, kes tegelikult ka oma karjääris käivad vahepeal, töötavadki alguses nõunikuna, siis käivad vahepeal kuskil muus ametis, siis jõuavad tagasi ringiga Riigikohtusse, aga ei pruugi. Ja ikkagi minu arust on ka see, et kui olla advokaat, siis sa pead suuteline olema ka teadma ja nägema ja aru saama, kuidas toimivad teised menetlusosalised. Tegelikult, kui sa ülikoolist tuled, siis meie ajal ülikoolis me vaevalt kirjutasime hagiavaldust. Tänapäeval see on vist natukene paranenud, sest mina kirjutasin ülikooli ajal ühe hagiavalduse ainult terve ülikooli peale ja see oli valikainus. Aga tegelikult sa ei ole näinud seda praktilisi dokumente üldse, kuidas praktikas kogu menetlus üles ehitatud on. Ja siis, kui sa lähed, siis sa saad ette selle kausta või selle kohtutoimiku ja ongi niimoodi, et sa saad hakata järjest vaatama, mis seal on ja kui sa loed nagu tegeliku elu kaasusi, vahetevahel ka neid, mida sa tegelikult lehest näiteks oled lugenud. Ja lehest loed ja siis sa loed, mis on nagu argumendid siit ja siit tagant juurde. Et seda on lihtsalt nii põnev näha seda juurde, kui sa juuramaailm vähegi sind huvitab. Ja tegelik elu ja majanduselu. Ja sinna juurde ongi see osa ka, et on põnev vaadata, kuidas kohtunikud hakkavad sellele lähenema. Et üks on see, kuidas nagu lihtsa inimesena mõtled, et tal on õigus või see on ebaõiglane. Aga kui sa saad aru, nagu kuuled ja õpid seda, kuidas moodi kohtunikud arutavad, et jõuavad välja mingi järelduseni ja kuidas see lahendus sobitub süsteemi tervikuna varasematele lahenditele. See on põnev. Ja ka uhke tunne on tegelikult liikuda tudengina ringi Riigikohtu ruumides.